Jätkame videoloengu sarja Kaukaasia eestlaste ajaloost 13. loenguga. Tänase loengu pealkiri on Eesti Haginski asutamine. Loengu teemad: miks uue koha otsingud jätkusid, uue koha saamine, mälestused ja ajalehed küla sünnist ja elust algusaastatel. Kubani oblastisse Liventali, millest rääkisin eelmises loengus, ja Halme Podgornast eestlaste lahkumine Kubani oblastisse mägipiirkonda Maruha ja Husekardaniki, millest oli juttu üle-eelmises loengu, ei tähendanud seda, et Stavropoli kubermangu eestlasi ei jäänud. Kõigepealt kõik ei tahtnud lahkuda Halmelt Kubani oblastisse Maruhasse ja Husekardaniki ja ostetud maale Liventali Livoniasse, vaid jäid paigale. Paljud nendest, kes lahkusid Kubani mägipiirkonda Maruha ja Husekardaniki, tulid Halmele tagasi, kuna seal polnud maad ega tingimusi vilja kasvatamiseks ja rahe hävitas 2 esimese aasta järjest saagi. Ma juba 11. loengus näitasin Madis Kurkuse palvekirju, kus ta soovis Georgievski ringkond Korjatšivotšitskaja lähistele maad. Hakkasin mõtlema, et miks just sinna, ja uurisin veidi sakslaste asunduste ajalugu ja tekkis üks hüpotees, mida siis soovin teiega jagada. Kuigi see kaldub teemast veidi kõrvale. Nimelt 1804. aastal Petigorski lähistel põletati üks aul katku tõttu maha ja seal elasid mitmed rahvaste esindajad, ka pardiinid ja basiinid, nagaid. Ja umbes 2 aasta pärast 1806 aastal tulid Šotimaalt Edinburghi piibliühingu missionärid, kes said loa Venemaal keisrilt Aleksander I musulmane kristlusesse pöörata. Selleks oli neil kaasas trükimasin, millega trükiti tõlgitud jumalasõna levitamiseks materjale. Kaloonia sai nimeks Karras. Selle nime kohta käib palju versioone, üks neist on ingliskeelne šotikeelses sõnas siis carry ehk hoolima, hoolt kandma. Teise järgi oli selle vana auli nimi ka Karras, mis on olevat jällegi Krimmi haani nimi, kelle pojad on maetud paar versta sellest kohast põhjas. Koloonias elas umbes 30 šotlast ja 9 kohalikku noort, keda siis kristlusesse pöörata üritati. Mitte kõiki uusi liikmeid ei võetud kolooniasse vastu eripärase maa jaotuse pärast ja paljud polnud valmis võtma vastu missionäride elulaadi. Kuid 1815. aastal liitusid kolooniaga sakslastest minoiidid, kes saabusid Saratovi kubermangust, kuhu nad 1780. asustati, kuid neil ei olnud rahul selle kuiva kohaga ja 37 mees hinge oma voliliselt lahkusid ja jõudsidki Karrasesse. Tänapäeval asunduse nimi on Inosemtseva. 1835. aastal šotlased lahkusid, kuna ei suutnud täita oma missiooni. Sakslase tuli aga juurde ja 1841. aastal elas seal 53 peret sakslasi, 131 mees hinge. 1837. aastal sakslased asutasid lähedal veel ühe koloonia Nikolajevskaja ja nagu sai varem juba ühes loengus mainitud, 1940. tekkis sinna lähistele, kuigi mitte väga lähedale, Kurajõele ja Kaana. Kuidas sakslaste asumused puutuvad Kaukaasia eestlastesse? Nagu oleme juba näinud ja näeme ka selles loengu käigus veel ja järgmistes ka eestlased suhtlesid sakslastega. Kuna nad käisid samas Stavropoli kirikus, neil olid samad pastorid, neil olid ühised huvid maa saamisel ja seepärast nad eestlased tegid sageli oma otsuseid selle järgi, mida nad sakslastelt või pastorilt kuulsid. Kuigi selle koha pole mingeid kirjalikke tõendeid, julgen arvata, et Madis Kurkus esitas oma palved asuda Petigorski lähistele just sakslastelt saadud teave alusel. Kui midagi huvitavat veel Karrase ajaloost lisada, siis on teada, et selles asunduses sakslastele kuuluvas söögikohas käis sageli lõunatamas Kaukaasiasse teenima saadetud noor vene kuulus poeet Lermontov. Ja kus ta väidetavalt sõitis tema jaoks saatuslikuks saanud viimasele duellile. Kahjuks Stavropoli ja Tbilisi arhiivis ei leidunud dokumente, mis näitavad, kes ja mille alusel lubas Halmes elanud eestlastel asuda ümber Kalmõkia steppidesse ja seal veel üks Eesti asundus Stavropoli kubermangus luua. Nagu see oli varasemates loengutes ka siin ka Halme, Eesti Maruha, Husekardaniki ja Livonia kohta. Selle asunduse kohta on arhiividokumentides hilisemast ajast, peamiselt 20. sajandi algusest
ja ühest perioodist on isegi kirikumeetrikad. Kui fakt on, et 1877. aastal Kalmõkia steppidesse Haginka jõele äärde tekkis üks Eesti asundus, mida tuntakse nime all Eesti Haginsk, vene keeles Esto-Haginsk või Esto-Haginskaje. Teada on ka katse nimetada seda Libental. Seda kirjutab ka Laura Pihlapuu oma käsikirjas, mida eelmises loengus vaatasime. See nimi Libental oli vist pastor Treufeldi soov, mitte ajada segamini Liventaliga. Seda segadust esineb nii vanades ajalehtedes kui Venemaa sakslaste ajaloo käsitluses. Küla eestipäraseks nimeks oli Kalmuka küla, mida siiski loeti eestlaste hulgas halvustavaks. Eesti Haginski seest selle naabruses veidi varem oli loodud sakslaste küla Nimetsko-Haginsk. Võimalik, et küla asutamise dokumente leidub Kalmõkias Elista linnas või lähedal asuvas Rostovi äärses linnaarhiivis, aga nendesse arhiividesse ma oma arhiivikülastuse retkedega ei jõud. Õnneks on olemas memuaarid ja ajalehtede artiklid. Esto-Haginski kohta on isegi 2 mahukat mälestust ja mõned veel, ja see võimaldab panna kokku ka pildi küla asutamisest, kuigi tuleb arvestada sellega, et mälestused ei ole alati täpsed, eriti kui asi puudutab asunduse asutamist, sest esiteks elanikud ise ei teadnud kõike tagamaid ja teiseks mälestused on kirja pandud aastakümneid hiljem järeltulijate poolt, kes kuulsid neid sellest oma vanematelt ja andmed ei pruugi olla sellega tõttu täpsed. Tänapäeval kannab see küla nime Jašalta ja erinevalt Stavropoli ja Kubani oblasti endiste Eesti külade kogukondadest kalmõkid ei varja eestlaste küla asutajatena ja säilitavad mälestusi eestlastest seal hulgas küla pildis. Internetis leidub ka päris palju artikleid küla ajaloo kohta, kus on alati mainitud eestlasi. Paraku nad on üsna vigased ja vahel esineb nendes lausa väljamõeldisi. Selle küla nimetus on ajaloo jooksul küll mitu korda muutunud, kuid nagu pildis selgelt näha, esimene nimi oli tänaseni küla sissesõidul selgelt kirjas. Jašalta kalmõki keeles on koht, kus kasvasid tuhkpuud, Jašal on siis tuhkpuu. Väike eskurss siis küla hilisemasse ajaloosse. Külas elasid ka mõned saksa pered, kes vist seetõttu, et nad oma sinna naaberkülasse ära ei mahtunud kõik. Ja septembris 1941 sakslased küüditati Põhja-Kasahstani. Saksa väed vallutasid teise maailma ajal selle küla. Peale sakslaste lahkumist siis või venelaste tulekut 1943. aasta jaanuaris likvideeriti kalmõkkide autonoomne vabariik ja detsembris 1943 küüditati kõik kalmõkid nii nimetatud operatsiooni Ulussid käigus Siberisse ja Kesk-Aasiasse. Ettekäändeks toodi muidugi koostöö sakslastega. Venemaa andmete allikatel, mida ei saa väga usaldada, küüditati 93 139 inimest ehk 26 359 peret. Vastu saadi siis 120 000 karilooma, kes oli kalmõkkidelt või kalmõkkidele jäid sinna. Piirkond allutati Rostovi oblastati ja kaotati ära küla nime Esto-Haginsk ja Nimetsko-Haginsk. Küla Esto-Haginsk sai nimeks Stepnoje ja Nimetsko-Haginsk sai siis Uljanovskaja. 1957. aastal loodi nüüd siis uuesti see kalmõki, küll nüüd mitte vabariik, vaid autonoomne oblast ja kalmõkid said õiguse kodukohta tagasi tulla. Sakslased rehabiliteeriti alles 1968. aastal. Kalmõkid andsid 1957. aastal külale nime Jašalta, kuid nagu näeme, nad ei ole unustanud küla ajalugu. Ja nad ei ole unustanud ka oma rahva ajalugu ja siin on näide sellest, et neil on seal ausambad selle küüditamise vagun välja pandud
mälestuskivid, nii et nad mäletavad seda. Selle küla eripäraks võib lugeda ka seda, et küla keskel tähtsal kohal ei ole mitte Lenini ausammas, vaid eestlane Lembit Pärn. Aga lähme nüüd küla asutamise juurde tagasi. Kõik teadaolevad kirjutised Eesti Haginskist on Andres Aule välja otsinud, digiteerinud ja saanud loa avaldamiseks oma veebis. Jaotuse all kirjutised on nad kõik leitavad ja igaüks saab neid sealt lugeda. Need, mis puudutavad ajalugu, on siis eelkõige järgmised allikad. Raamat Eesti Haginsk, küla, inimesed ja saatused. Selle autoriks on Evald Ström ja Aino-Moonika Jõesaar, avaldatud Paides 2000. aastal. Edasi on 2 artiklit New Yorgis ilmunud väliseestlaste ajakirjast Meie Tee, mis ilmus 1931 kuni 1983 USA-s. Ja sealt meid huvitab 2 artiklit. Üks avaldati 1965. aastal ja kandis pealkirja Esto Kahinka eestlaste asunduste Kolgata tee, tundmatu autor nime Report all. Siis järgmine oli artikkel ilmus 1971. aastal väga mitmes numbris ja selle pealkiri oli siis Eesti Haginski küla sünd, elu ja surm Kaukaasias. Selle autor varjas end varjunime all kaukaaslane, kuid Evald Strömi andmetel oli tema nimi Johannes Põder. Edasi võib mainida ja on siin kasutust leidnud siis Samuel Sommeri Eesti Kirjandusmuuseumis leiduvast fondist Eesti Haginski asunduse materjalid ja sealt on kasutatud 2 niisugust kirjutist. Üks puudutab ajalugu ja teine on seal niisugune üldisem. Ja kui siis mainida veel, siis on Eestimaa Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel säilitatakse käsikirja mälestusest Taurepali Kubermanu Eesti Haginski külast, mille on koostanud siis Evald Seibe ja 2006. Kuid seal on varasema ajaloo kohta vähe andmeid. Peamiselt selles loengus keskendume 2 esimesele allikale ja püüame nende ja mõne leitud arhiividokumendi ja samuti ajalehe artiklitega siis rekonstrueerida Eesti Haginski asutamise sündmused. Selle juures tuleb siis teadvustada, mida juba ka raamatu autor Evald Ström ja Aino-Moonika Jõesaar kirjutavad ja mida mäletame veel Laura Pihlapuu koduloo uurimise mälestuste jäädvustamise kohta. Et raamatu sissejuhatus on kirjas, on huvitav, et kui jutustatakse oma läbielamist ja tegevust, on samas andmetel asutuste kaugematest aegadest väga puudulikud ja ebatäpsed ning vastuolus üksteisega eelneva uurija ja eelnevate uurijate andmetega. Kõik andmed asunduse raamatu elu ja kasvu kohta kuni 1914. aastani on võetud enamasti just sellesama ka raamatu autorite poolt Samuel Sommeri uuringutest, kusjuures need on täiendatud vanemate külalike elanike mälestustega. Kirjelduses 20. aastatest põhineb siis enamik raamat siis Anton ja Alide Ströme, selle autori vanemad päevikutel ja nende teistel säilinud materjalidel. Raamatust kõigepealt siis peatüki Eesti Haginski rajamine.
Põhja-Kaukaasia eelmägedes asutatud Eesti külades Alme, Maruha ja Livonia leidus ikka neid, kes ei olnud rahul asupaigaga. Almel oli veepuudus, Maruhas vähe maad, jõed tekitasid üleujutustega kahju, lähedal olid mägilased, kes röövisid naisi ja tütarlapsi, ainus luteri usukirik oli Staurapolis sakslastel, kus ka eestlastel kord või 2 aastas käisid jumalateenistusel. Baltisakslasest õpetaja, ehk siis pastor Karl Treufeld, valdas eesti keelt ja kui talle jälle räägiti nendest muredest, soovitas saata maakuulajad 200 versta põhja poole, Kalmõki piirile, kuhu aasta tagasi asusid elama sakslased. Lubas, kui koht meeldib, aidata eestlastel muretseda asustamisloa, valiti maakuulajad, kelle juhiks sai sakslane Ant, kes neid kohale toimetas. Lõpmatu stepimaa, mis kaetud lopsakast epirohuga ja paks mustmulla kiht võlus maakuulajaid ja nende jutu järgi ka asunikke, kes soovisid ümber asuda. Talve ja kevade jooksul, siis ta peab silmas 1876-1877 aasta vahetust, aeti loa saamiseks korda kõik paberid ja valmistuti ümberasumiseks. Lugu ajakirjast Meie tee kirjeldab neid sündmusi siis järgmiselt. 1875. aastal siirdus Almelt grupp eestlasi Kubani maakonda, asutades seal küla, mis sai nimeks Livonia. Hiljem asutasid Eesti asunikud, kellele mägine maa meeldis, Mustamäe lähedale mägedesse 4 küla, nimelt Punase lageda, Salme, Sulevi ja Maruha, mille nimed olid ka Eesti vabaduse ajal tuntud. Ma tõin selle lõigu meelega, et näidata, kui ebatäpsed võivad olla andmed mälestustest, eksimused külade asutamise aastatega ja kuhu altmelt ümber inimesed asusid. Andmed on õiged üldiselt, altmelt läksidki nendesse küladesse, aga aeg on teine ja just ajaga ongi mälestused suuremad vead. Neile, kes on seotud Eesti asundustega Taga-Kaukaasias ja otsivad nendest oma juuri, siis ja võib-olla arvavad, et Eesti Haginskal mõikjas ei puutu nende esivanematest, et see jäi kuskile väga kaugele. Võite saada üllatuse osaliseks, kui leiate selle küla elanike hulgas 1880. aastal palju tuttavaid nimesid, keda tunnete Mustamere rannikul elanutest. Kuid jätkame selle ajakirja artikliga. Loeme edasi. Lageda maa unistajad, neid uued külad ei meeldinud, nad jätkasid Almel edasi elades visalt otsimist, et omale meeldivad kohad uuest eluaset ja maapidamist luua. Maad oli ja on praegugi Venemaa riigil külluses. Otsimisteed siirdusid lõpuks Tauropoli kuberneri juurde, asumiseks lagedale maale luba nõutamana. Seekord käimisel oli tagajärg. Kuberneri asutusest juhatati neid uuele asumispaigale, mis asus Tauropolis 150 kilomeetri põhjas Kalmõkia asustamata piiril. Aasta varem oli kuberner lubanud sinna asustada ühel sakslaste grupil. Nagu näete, 2 mälestuste järgi saab teha kokkuvõtte, et pastor Treufeld soovitas ja talupojad pöördusid taas kuberneri poole ja nii võisid ka selle loa saada. Edasi kirjutab loa autor ajakirjas nii. Selleks, et ette kujutada seda maad, panen taustaks ma veel käima siia tänapäeval tehtud pildid, mis tehtud sealt samast Kalmõkias ja see on üsna ajakohane ka, sellepärast et praegu on just Eestis ka tulpide aeg ja samuti vaade sellele asundusest linnulennult näitab seda, millise kohaga on tegemist. Kuigi
artiklis siis edasi, kuigi asumisluba oli olemas, ei julenud Almelt lahkuda siiski uisapeha enne ette võtta. Kohale saadeti maakuulajad. Neile meeldis uus asumisala isegi väga. See asus 2 kõrgustiku vahel, millest hakati eestlaste poolt nimetama mägedeks. Nende kõrgusmaapinnast võis olla kuskil 700-800 jalga. Mäeküljed olid lamedad ja neidki hakati hiljem põlluks harima. Lõunapoolne mäekülg kuulus sakslaste külale, 2 küla vahele piir jooksis mäeharja mööda. Eestlaste maa-alal 2 mäe vahel oli madalam koht, seda kutsuti soriks ja sellel oli juba 4-5 jalga sügavust hea mage pinnavesi. Rohi kasvas igal pool paks ja kõrge, üle põlve tükati mehele vööni ja see oli hea rohi, orasein, metsikristikeen ja härjapea. Kohati kastehein ja koirohi ja selles rohus kasvasid ilusad lilled, tulbid, karikakrad. Läänepoolne asumisala maa oli puhas, mustmullamaa, idapoolne kohati savilaiguline. Rohi kasvas aga igal pool hästi. Maakuulajate rõõmul ja heameelel polnud piiri, ainuke puudus, mis esines, oli see, et puudusid mets ja põõsad, liiv ja kivid kogu maa-alal. Uue asukoha hea muljetega sõideti tagasi Almäele kaaslastele aru andma ja nähtust jutustama ja omaenda arvamistest. Pärast seda tuli teha reis jälle Stavropoli kuberneri asutamiseks lõpliku loa hankida. Seega saadi, ütlasi teatati kuberneri kantseleist, et maad on seal nii, et asunikud saavad seda alguses palju, kuid kuberner saadab neile sinna juurde järjest uusi eestlastest asunikke. Seega oli öeldud, et Vene tsaari valitsus ei kavanda mitte ümberasustamisest venestamist, aga saata eestlaste sekka elama venelasi. Kuberneri valitsus pidas oma sõna ega saatnud ainust venelast asuma Eesti küladesse ka hiljem. See jäi nii, kui saabus nõukogude aeg, kommunistlik türannia, mis muudis kõik. Kõik see sündis 1876. aasta suve algul, kuna uued asukohamaad polnud puukõrtega mindi jälle kuberneri palvele ja nuruti, kuni saadi loakiri, et asunikud võivad riigimetsast, mis oli uuest kohast 60 kilomeetri kaugusel, raiuda endale peenemaid puid majade ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Tagasi minnes esimese maakuulajate ja nende aruande juurde tuleb märkida, et mitte kõik Alme asunikud ei võtnud ette uut ümberasumist. Ärasõitjate seas kogunes 12 perekonda, kes hakkasid sellega tegelema kiirelt ettevalmistusi. Müüdi ära Almel juba asutatud majad ja kõik, mis kaasa võtta ei saanud. Väljasõidu aeg määrati järgmise aasta märtsi algusesse, et külvi ajaks kohale jõuda. Selleks ajaks olid lubanud kohale sõita Stavropolist ka maamõitja. Teekond loodeti teostada 4-5 päevaga. Edasi rännanud asunud pered olid Almelt elanud juba 5 aastat. Kui Eestist oldi lahkunud pikkade tee ja võõraste olustiku üsna vaestana, siis püüti uues asukohas Almel, millest algamine oli ka äärmiselt raske teha kõik, et elujärge parandada. Ja selleni ka jõuti. Juba oli igal edasi rännanul 2-3 hobust, mitmel paar vankrit, igal 1 või paar lehma vankri taga ja ka vajalikud tööriistad. Edasi nüüd vaatame jälle, mida kirjutavad raamatu autorid. Selle ajajärgu oma elust Maruhas, Almel ja Stavropolis ning asumist Eesti Haginski meenutas oma elu lõpuni 1946. aastal minu vanaema Mari Tubi, sündinud Kurkus, üks Madis Kurkuse tütardest siis. Voor 12 perega, kokku 72 inimest, jõudis madalasse orgu, mis külges läänest itta 10. juunil 1877. Mõnesaja sülla kaugusel algas ka Hinsala jõe haru täis tihedat pilliroogu. Nende perede seas olid siis Jüri Männik, perepead olid siis Jüri Männik, Indrek Härm, Madis Kurkus, Toomas Porkot,
Mart Pärn, Jaan Saba, Mihkel Aalman, Tõnu Mölder, Hans Põder, Jaagup Õunapuu, Johan Ström ja Karel Obermann. Need andmed on Samuel Sommeri mälestustes Eesti Haginski ajalugu. Kõik nad olid Almäel ja Maruhas vähemalt 5 aastat kõvasti tööd teinud. Neil oli juba oma 1-2 hobust, lehmad ja tööriistad. Nüüd kõrvutan siia ajakirja Meie Tee autori kirja pandud. Uues kohas oldi enne märtsi keskpaika, et põllutööriistad, ader, äke, vikati, rehad, saed, kirved, labidad ja kõik muu vajalik oli kaasa toodud, algas kohe kiire töö. Esimene kohale saabumine järele saadeti vanker kohe tagasi tooma järele seda, mis Almele maha jäi ja mida uues asukohas oli ülihädasti vaja. Järele vedamist vajas ka viljaseeme. Kes olid esimesed asunikud seal? Käsimehe märgib ka need. Nimelt Madis Kurkus, grupi keelemees juba Eestist rändamisega alates, Jüri Männik, kõik need samad nimed, aga siin on viga, näiteks Jaan Saba on kirjutatud Jaan Sala, Mihkel Tarman, sihukest ei ole, seal oli teine nimi ja nii edasi. Selles mõttes, et selles juba esineb nimedes vigu. Nende 12 krunti jäidki kogu asunduse südameks. Nende ja uute kruntide vahele kavandati tänavad ja juurde tulnud uued asunikud said krundid juba teisel pool neid tänavaid. Nagu näete, ühel autorid nimetavad esimese 12 pere saabumise ajaks 10. juunit 1877, teine ütleb, et see oli märtsikuus. Nimed on küll samad, aga ajakirja autori on päris mitu nime vigaselt kirjas. Edasi vaatame, mida kirjutavad raamatu autorid veel. Kohale jõudnud saadeti vankrid tagasi maha jäänud kraami ja seemnete järele. Peagi saabus ka maamõõtja, kes Tauropoli kuberneri otsuse järgi uuele asundusele maa ära mõõtis, seega sai küla 8000 hektarit. Maalapp oli 14 versta pikk ja 5 versta lai ja sellest 5000 hektarit Musta mulla maa lääne pool küla ja 3000 hektarit ida pool jõeäärset savist, heina ja karjamaad. Krundimaad sai iga pere ligi 0,8 hektarit, 100 sülda pikk ja 200 sülda lai. Siin samas orus, kus pidi kerkima asundus, lõuna ja põhja pool venisid madalad kõrgendikud, mida hakati nimetama mägedeks. Lõunapoolne mägi jäi 2 versta kaugusele, põhjapoolne oli oru keskpaigast mõne 100 sülja kaugusel ja krundid sinnapoole said mõõdetud mäenõlvakule, kus hästi võrsunud viinamarjad, mida hakkasid kasvatama sakslased, kes asusid sinna elama. Naabriks 5 versta kaugusel lõuna pool sai Saksa Haginski, Niemo Haginsk, küla, mis oli asutatud aasta eest teise Kahinsala jõe haru orus. Nende külade vaheliseks piiriks sai kõrendiku hari, lääne pool 10 versta kaugusel oli hiljuti asustatud Vene küla Romanovka, põhja ja idapoolsest maa-alad kuulusid rändavatele kalmõkkide mõisnikele. Võrdleme taas ajakirja autori tekstiga. Asunike järele saabus peagi ka maamõõtja, kes määras ära kuberneri loa kohaselt asuniku piirid. Lõuna pool olid eestlaste naabriteks sakslased, idas ja põhja pool kalmõkid ning läänes venelased. Ligemale Vene küla Novi ja Korlik oli maad 30 versta, et see küla oli olemas, eksisteeris ka sellekohane vald ja selle valla alla kuulus nüüd ka uusasunikud eestlased. Maa anti uuele külale 7000 tiinu, siis 1 tiin on 3 Riia vakameetrit ja 6 Tallinna vakamaad.
1,0,9 hektarid ja täiesti tasuta. Selle maa mõõdud pikkuseks oli 14,5 versta, 1 verst 1 kilomeetrit siis millegiga. Sellest maa-alast oli 5000 tiinu musta mulla maa hea mullaga ja 3000 tiinu savilaiguline hea heinakasvu maa, mis jäeti heina- ja karjamaks. Seal karjamaa alal oli mitu nõgusat kohta, kus oli võimalik tammide abil teha tiikisid loomade jootmiseks. Kuna maa-ala suuruseks oli ka erinevus, siis õnneks on selle kohta olemas ka arhiividokument, mis toob siinkohal selguse ja näitab, et mõlemad autorid eksivad. Ta kinnitavad Stavropoli arhiivis leitud dokument, mille kohta on paraku olemas ainult ümberkirjutus, dokumendi pilti või dokumendist ei ole. See dokument on kiri Stavropoli kroonupalat, kirjutab 29. jaanuari 1880 Stavropoli kubernur riigivarade valitsusele, kus ta palub täpsustada ja Korlavski valla juures oleva 10 900 tiinu suuruse maatüki, mille jagati 9482 tiinu Eesti ja Saksa Haginskaja vahel, millest Eesti Haginskajale 5200 tiinu ja Saksa Haginskaja 4088 tiinu, see tähendab vahe on 1412 tiinu. Ja kroonupalat soovib siis teada, kellele see 1412 tiinu arvestati, et saaks selle vastava maksudega koormata. Oletame, et see vahe oli Eesti Haginski jagu, liidame selle 5200 ja 1422, siis kokku saab 6012 tiinu, mis on ikka vähem kui mõlema allika poolt välja toodud. Edasi, ajakirja autor kirjutab siis nii. Kõigele tuli mõelda asunikele endil. Ei neil aegadel olnud planeerijaid, kalkuleerijaid, ei insenere, ei arhitekte, nagu neil tänapäeval on, külluseid ja vahel isegi ülikulluses. Nii tuli kõne kohe mõelda ka küla asupaigale. Üldisel nõul ja jõul määrati selle antud maa-ala keskkoht. Ühele poole sellest jäid põllud, teisele poole heina- ja karjamaad. Maamõõtja alustas kohe peredele nende kruntide väljamõõtmisega, millele püstitati ehitisi. Need said siis 100 sülda 700 jalga pikad ja 200 sülda 140 jalga laiad. Olles mõeldud ka juurvilja ja viljapuuaedade asustamiseks, põlluteed küll veidi eemale. Küla nimetuse kohta kirjutavad allikad nii. Kõigepealt siis ajakiri meie autor kirjutab küla nimi Haginsk pärines kalmõkkidelt, nad nimetasid seda sori, kuhu uus asundus loodi Haginka. Selle madal koht oli veeniredega ühines hiljem Haginsala jõega 5 versta külast eemal, mis oli ühtlasi ka piiriks eestlaste ja kalmõkkide maade vahel. Eestlased ristisid selle jõe varsti Kahinsala jõeks, kuna selle kaldal kasvas palju piljuroogu. Maamõõtja kaardil oli sori nimi ka Haginka ja nii jäeti küla sama nimi, küll aga enam maamõõtja survel kui endi soovil. Maamõõtja pani siiski nime ette Esto, millega küla nimeks vene keeles jäigi siis Esto Haginskaja selo ja eesti keeles nimetati teda siis Esto Haginkaks. Raamatuautorid kirjutavad selle kohta nii. Asunduse nime kaua ei otsitud, et külas Kahinsala jõe haru oli juba Saksa Haginski küla, siis eestlased nimetasid oma jao Eesti Haginskiks. See nimi püsis nii kaua, kui eestlased seal elasid. Ametlikult nimetati küla vene keeles Esto Haginskaja. Rahvas nimetas oma kodukandi lihtsalt Eesti külaks. Kirjandusest tuleb ette küla nimetus pool Eesti vene tõlgendusest nagu Esto Haginski. Alme ja teiste asunike eestlased nimetasid küla pool põlastavat Kalmuka külaks. Seepeale, kui küla elanikud 1923. aastal hääletasid selle poolt, et nende elukoht liidetaks Kalmõki autonoomse oblastiga. Raamatuautorid kirjutavad veel nii siis edasi.
Kevad saabudes siia kanti vara ja harelikult algas künni juba märtsi teisel poolel, oli viimane aeg midagi teha, seepärast asuti maad puhastama rohust, mis oli rohkem kui poole sülja kõrgune ja vabanenud maad kündma. Siinsel põlisel sööril kasvasid enamasti orasein ja stepirohi, mida oli raske niita, kui veel raskem oli niidetud lapikesi ja põlendikke künda, ühe hobusega hakkama ei saanud, siis pandi mitme pere hobused atra ette, kuid küntud ja külvatud said siiski väga väikesed põllulapid, sest oli palju muudki esmatähtsaid tegemisi. Need kaks lõiku on tegelikult vastuolus ja pigem kinnitavad ajakirjas esinenud versiooni, et asuti ümber märtsis, kui midagi künti, sest juunis oli juba väga hilja ja nad ikka olid juba seal piisavalt kaua elanud, et kliimast üht-teist ikkagi teadsid. Pigem oli asi nii, et esimestel maad harimata märtsis ja siis saadeti vankrid tagasi ja pered võisid tulla järele juunis. See on muidugi minu oletus. Edasi mõlemad allikad kirjutavad sama metsamaterjali saamise kohta. Ajakirjas siis kõigepealt, nagu eespool märgitud sai, uusasunikud kubernerid loa metsast endile vajalikud ulatuses tarbija ehituspuud. Need tulid 60 kilomeetri kaugusel küla toimetada, mis polnud just kerge töö, ent ära see tehti. Metsa raiuti nii palju, kui taheti, mida võimaldas tubli metsavaht, keda oma poole võideti hea jootrahaga. Asumise järele tuli kohe mõelda peavarju saamisel. Juba Almel oli õpitud valmistama erilisi ehitusmaterjali saviplonne, neid hakati kiirelt kibedalt valmistama ka uueks asukohas. Õlgede asemel pandi neisse plonnidesse sideaineks kuiva heina ja niipea kui plonnid olid kuivad, löödi need üles maja seinad katusel, neile esialgse ehitusmaterjali pandi pilliroost, mida oli igal pool külluses võtta oma jõe Kahinsala kallastelt. Raamatus kirjutatakse sellest niimoodi. Hoonete ülesehitamises oli kuberneri luba raiuda 60 versta, seal eespool on kilomeetrid, siin on verstad, riigi metsast välja praagitud peenemad puid. Hea jootraha ja viina suudeti metsavaht ära meelitada ja siis raiuti nii palju kui head, kui keegi tahtis ja suutis. Metsavedu ja maasse onnide ehitamine kestis terve suve. Mõlemad allikad kirjutavad ka sellest, et esimesed aastad oldi teenistuses Vene külades. Ja siis raamatus kõigepealt. Lõikus ajal oli kogu töövõimeline rahvas ümbruskonna Vene külades, enamasti 30 versta kaugusel Nõui ja Korlõiki suurtalunike ja mõisnike sulasteks. Peale kokkulepitud osa viljast said eestlased aganaid ja põhku tasuta nii palju, kui suutsid ära vedada. Käis ka ost-müük või vahetus Eesti naiste käsitöö eest saadi kanu ja muud. Ajakirjas kirjutatakse nii, esimestel asumisaastal küti põldu üsna vähe, maa vajas ju selleks ettevalmistust ja põllust rohumast pole sugugi kerge põldu teha. Selle üleskünd oli hästi raske ja lisaks ei saanud ju Almelt seemetki küllalt kaasa tuua. Kõik see tingis, et leiva jahu tuli ostmas käia Vene külas, kust hangiti sügisel ka rukiseeme. Esimestel aastatel oli asunikel üsna tõsised raskusi ja küllalt palju. Puudus üks ja jätkunud teist. Mõnda saadi osta naabritelt sakslastelt, mõnda Vene külest, mis oli 30 versta eemal, kus oli juba üks väike kauplus asunike tarbeasjadega. Töötahe kõigil oli aga suur, kurteti vaid, et tööpäev on liiga lühike, kuid seda ei saanud muuta, päike andis päevapikkuse oma tahtmise järgi. Raamatu autori kirjeldavad küla õnnistamist. Augustis 1877 tuli kohale õpetaja Karel Treifelt,
kes lahtise taeva all õnnistas küla asupaiga ja krundid ning toimetas ka muud usutalitused. Talve algul oli kõigil peredel peavarjuks poolenisti maasse kaevatud onnid, mis kaetud pillirooga. Kaitseks kõleda tuule eest ehitati kõrged põhuvallid muulide vahele loomade üle talve saaksid, kuid talv oli soe ja loomad võisid peaaegu kogu aeg stepis karjas olla. Sel sügisel ei peetud veel pulmi, kuid külmetus ja haigused nõudsid oma ohvreid. Esimesena pandi 14. novembril 1877 oma kalmistu mulda Kristof Ström, Juhani vanem poeg, tema järel 20. novembril Liisake Pärn. Talvel valiti esimeseks külavanemaks Madis Kurkus, külapalgaga 50 rubla aastas. Ta oli ametis 2 aastat ja üks vähestes, kes valdas hästi vene keelt ja kaitses küla huvesid asjaajamistel valitsuse ja naabritega. 1878. aasta kevad oli varajane ja soe, künniks pandi loomad jälle kokku, kuid küntud ja külvatud sai tunduvalt vähem, kui oleks vaja aasta leivaks. Külvati enamasti nisu ja maisi, sest trukileivast loobuti juba Almel. 8. mail saabus asundusse teine voor asunike kokku, 13 perekonda, nende hulgas siis Jaagup Tomberg ja Pavel Tubi. Kuigi viljasaak oli korralik, tuli jälle lõikuse ajal Vene ja kalmõikide mõisamaal töötada sulastena. Venelased kasutasid põllutöödele härgi, kuigi nad olid aeglased, olid hobustest tugevamad ja palju vastupidavamad ja ka odavamad. Nüüd katsuti teenida nii palju, et võiks ka härgi muretseda. Ka ajakirjast leiame juttu härgadest. Üldiselt kohanesid eestlased uues asukohas ruttu, ent põllumaad oli käes palju ja vabalt harimiseks. Tööhobuseid oli aga vähe. Hakkasid suurte peredega talumehed oma külvipinda suurendamiseks härgi ostma. Need olid hästi odavamad hobustest ja kalmõikidelt sai need seda veelgi soodsamalt, eriti siis, kui kauba liigud tegid head. Aga tööhärg oli aeglane, asunike sageli liiga kallis, nii et nende ostjad oli ikkagi juba jõukamad talunikud. Vahemate perede jätkus tööks ka juba 2-3 hobusest, mis nad olid andmelt kaasa tuua oli, ja kui saadi oma loomadest järelkasvu. Põllu harimise kohta tuleb märkida, et see edenes jõudsalt, maa kasvatas vilja ka ilma väetamata ja talumees kündis seda nii palju kui jaksas üles künda ja nii palju kui jätkus seemnest. Juba järgmisel aastal hakati rõhku panema ka loomakasvatusele, eriti lihaloomadele, lammastele ja hobustele. Karjamaad oli ju käes vabalt ja heina võis iga mees nii palju, kui jõudis ja tarvis oli. Ajakirjast leima veel järgmise info. Ligem kaubajaam, kaubalinn Eesti Haginskile oli Rostov-Donau ääres 200 versta kaugusel. Sealt toodi külla isegi vajaliku tarbepuud, mis põllutöö riistu, masinaid ja kõike, mis vajas majapidamine. Rostovi linna toimetati müügile ka kõik oma põllusaadused ja lihaloomad. Reis sinna kestis hobustega oma 6-7 päeva, härgadega 9-10 päeva. See reis võeti ette alati gruppides, et olla üksteisele abiks, eriti ehituspuude äratoomisel. Edasi mõlemad autorid kirjutavad koolist ja laste haridusest. Selle aasta ehk siis 1877 novembris avas uksed külakool Indrek Härmi Onnis, mis oli üks suuremaid. Õpetajaks hakkas palgaga küla poolt 25 rubla aastas Härmise, haritud talumees. Lapsi õpetati lugema ja kirjutama, olid laulu- ja usuõpetuse tunnid. Ajakirjas
selle kohta on siis järgmised sõnum. Esimesel õpetajad olid asunike oma endi keskelt ja nende koolikavas oli laste lugemise, kirjutamise, rehkendamise ja laulmise õpetamine, et mõnigi laps oli asumise aegadega kooliaastaid vahele jätnud, nähti pinkides noorust õige mitmesuguses vanuses. Oli päris noori ja nende kõrval ka hästi vanemates aastates. Esimesteks õpetajaks külas oli Indrek Härm. Laulmist õpetas koolieast vanemate noortele Juhan Peterson. Õppeainest isegi vene keelt algul koolis sunduslik polnud. Raamatus on kirjutatud ka sellest, et käsitöö oli üks sissetuleku allikas. Paljudel peredel oli juba Eestis kaasas lihtsad kangasteljed, vokid ja käsikraasid. Nii et pere ülalpidamisel aitas kaasa ka talvine perenaiste ja tütarde usin käsitöö. Kindad ja sokid müüdi enamasti naaberküladesse sakslastele. Edasi oli raamatus kirjutatud taas veeprobleemist. Suvel kaevates joogivee tarvis kaeva avastasid asunikud, et ligi sülla sügavusel asuv mage vesi tekitab lastel ja vanematel kõhuhaigusi. Nähtavasti oli see veesoon seotud jõega. Enamasti pidi rohkem kui 4-5 sülla sügavusel kaevud välja kibesoolane vee, mis ei kõlvanud isegi loomadele. Niisiis algas vee mure, mis painas elanike 10 aastaid, hiljem hakati vihmavett basseinidesse korjama. Ka loomade jootmisega oli suvel suured mured, sest lumi sulas kiiresti ja vesi kadus Malõtši jõkke 15 versta kaugusel. Ka Hinsala jõeharu küla lähistel oli suvel peaaegu kuiv. Vett tuli kaugemalt vedada vaatidega. Vaataja tünni valmistas Jaan Tubi. 1879. aasta kevadel külvati juba nii palju, et ei tarvitsenud vene küladesse teenima minna. Peamine mure oli saada muldonnidest välja, ehitata lihtsad majad, kus ka loomadel oleks kohta. Küla taga jõe kaldal valmistati savi ja põhusegust plonnid, kui need olid kuivatatud, veeti ehitusplatsile. Nagu siin näeme, on jällegi ajastu, millal plonne ehitati erinevates allikates. Jätkan siis. Kevadel küla koosolekul vastu võetud külavanem Madis Kurkuse ettepanek valmistada plonne ka vallamaja jaoks ja tasuta oli võtta ehitustöödest nii sügiseks täidetud. See esimene saavutus ühistöödel pani asunike arutama, mida ja millal tuleb siis veel küla heaolu ja ilu jaoks teha. Lihtsam majadki, mis oli kohta ka loomadele, said peaaegu kõigil valmis. Suvi oli vihmane ja viljasak tasus nähtust vaeva, sest peagi väljusid külast viljavoorud Torgova ja praegu siis Salsk linna laadale, oli vaja raha, et muretseda tööloomi ja vajalikke tööriistu. Järgmine tol oli aga väga külm ja tuuline, saabus palju lund. Loomad ei saanud karjamaal olla nagu eelmisel talvel ja kevad loomatoitu otsas. Neile söödeti ka põhku pallidest, sest eelmisel aastatel oli üles ehitatud kruntide vahele. 1880. aastal kevad hilines, künd venis pikale ja viljasak oli halvem kui eelmistel aastal. Vaatamata sellele panid 10 peremeest rahad kokku ja ostsid heinaniidu masina. Loomakari kasvas ja vigatiga ei jõudnud enam võimalik karja heinaga varustada. Siis ostsid veel 3 peret 305 rubla eest lihtsa niidumasina. Stavropoli arhiivist leitud dokument, mis sisaldab nimekirja elanikest, kes 1880. aastal said toetust vilja külvamiseks. Selles nimekirjas on 18 nime, kes saanud 10-70 rubla. 2 toetust on antud vaeslapseks jäänud lapse kasvatamiseks. Sellises nimekirjas oli mitu nime, keda nimetatakse esmaasunike hulgas. Lisaks on siis Stavropoli arhiivis ka küla elanike nimekiri 1984. aastast. Siin on neist dokument, kus on öeldud Latešei Estam nimekiri nii-öelda Estohaginski küla elanikest
Latešei tegelikult lätlasi seal ei olnud, lihtsalt Liivimaalt välja rändanud väga paljudes dokumentides nimetati Latešei ehk siis lätlased. Ja see on siis koostatud 31. detsembril 1884 ja väga tähtis alati on see, et tavaliselt märgitakse sellistes dokumentides üle, kui palju oli õigeusklikke. See oli Kaukaasias vähem tähtis kui Samaras, aga siiski nagu oli kirjutatud, et siin on nagu kirjutatud, et juba küla kogukonda sisse arvatud on 11 meest õigeusklikke ja 14 naist ja veel ei ole arvele võetud 10 meest ja 9 naist. Ja sellest nimekirjast ei ole kõik veel andmebaasi mul sisse viidud, vist ma arvan, et mõni võib siin puudu olla, aga siin on jällegi näidatud ja alati on ära toodud väga tähtis lahter veroispovjedanje ehk siis usu, millisele usutunnistusele kuuluv. Ja alguses on siin kõik luterlased pandud, aga siin edasi lõpus on need, kes on tulnud hiljem ja kes ei ole veel praegu arvele võetud ja siit me leiame ka päris palju tuttavaid nimesid. Näiteks Jaan Mustkivi, keda mul seal andmebaasis veel ei ole, seda on kirjutatud, et tema naine on õigeusklik. Ja üks tütar on õigeusklik ja teine on luteri usku. Siis on Jaan Roosa, siis on Aado Roosa, siin on ka öeldud, et kes on luteri usku, kes on õigeusklik, et nad olid siuksed pered, olid ka segapered, et mees võis olla õigeusklik või vastupidi. Ja siin on siis toodud ära need nimed, siin on Sild ka meil tuttavatest nimedest ja siin on ka jällegi enamik toodud luteri usku. Ja siis jällegi õigeusklikud, siin on Jaan Sild näiteks ja Jakob Tomberg on siin. Jüri Roosa on näiteks õigeusklik. Tõnis Roosa on õigeusklik. Ja siin on toodud neid nimesid, Roots on siin, siit on Ants Roosa, siit on mul päris palju peresid veel andmekogusse sisestamata. Aga vaatame edasi. Kui ajakirjast saime teada, et Haginskis kuulus Novaja Gorlavki valda, siis raamatust saame teada, mis ajast neid sealt eraldati. Sakslaste ja eestlaste pealkäimise tagajärel laudas valitsus need külad Vene küla valla koosseisust ja Eesti Haginski küla liideti Saksa Haginski vallaga. Ka see ei meeldinud eestlastele. Alles 5 aasta pärast sai küla oma vallavalitsuse. Neile 5 aastat oli vallavanem sakslane. Küla vaevles veepuuduse all. Joogivee otsingud käisid ka väljapool küla, kus kaevati kaevu. Palju raskem oli loomadega. Suvel oli jõeharu kuiv. Küla koosolekul oldi veeprobleemide lahenduse üks tähtsamaid. Uue külavanema Aadu Gustavsoni ettepanek ehitada külast 2 versta kaugusel jõeharule tamm, et peatada lume- ja vihmaveed tiigiks, võeti vastu. Pärast sügistööst hakati vedama mulda ja savi määratud kohale. Esialgu ei olnud see tamm kuigi suur, kuid kasvas iga aastaga ja viimaks oli 150 sülda pikk ja 1,5 sülda kõrge ja sama lai. Sügisel peeti esimesed 2 pulma. Üks neist õnnelikest paaridest oli 27-aastane Jaan Tubi, Paul Tubi noorem poeg ja Kukruse Mari, 23-aastane neiu jõukalt Madis Kukruse perekonnast. Nende armastus, mis kestis elu lõpuni, sai alguses Stavropolis.
sellest ajast, kui sündmustest jutustab Mari oma tütardele, kuidas Madis Kuukuse pere asus esimesena elama Vene Kasinka külla, tegelikult siis Allmäele ja viimaks Maruhasse. Kõikjal tegid suurt kahju metsikute mägilaste röövkäigud, rööviti vara, loomi ja ka naisi ja tütarlapsi. Siin peab nüüd küll ütlema, et tegelikult on teada ainult üks röövimise juhus ja seegi mägedes ja sellest räägin kunagi hiljem eraldi. Teisi juhtumeid, kui oleks olnud, siis nendest oleks kajastatud kindlasti palju nii lehtedes kui igal pool mujal. See on natuke siuke liialdus. Sel põhjusel otsustas isa viia oma vanema tütre Mari juba 16-aastase neiu Staropoli ja leidis talle lapsehoidja koha rikka kaupmehe peres. 2 aasta pärast lahkus kaupmees Staropolist, Marile anti kiitussooituskiri ja ta leidis toatüdruku koha kindral Lopatini majas. 1872. aastal lõpetas teekonna uuele maale ka Paul Tubi oma lastega. Et alustada oma majapidavust tuli enne ümbruskonna külade sulastena elatist teenida. Vaevelnud 2 aastat saatis Paul oma noorema poja Jaani linna raha teenima. Jaan sai õpilase hiljem täistöölise koha suures õllevabriku tööosakonnas. Siit sai Jaan teise tööpuumeistri elukutse. Hiljem oli ta Eesti Haginskis üks parimaid sellel alal. Kuid 1878. aasta paiku kuulis Jaan õllekandjate jutust, et kindral Lopatini majas võtvat mõnikord õlut vastu nägus, kuid uhke Eesti neiu, kes isegi nendega eesti keeles ei räägi. Jaan huvitus sellest jutust, otsustas seda piigat vaadata ja hakkas õhtuti ise tellimusi kohale toimetama. Paljude ebaõnnestumiste järel õnnestus tal kokku saada selle neiuga, kes õlle vastu võttis. Neiu oli meeldiv ja noormees võttis endale peale kindrali maja tellimise kohale toimetas. Kuid läks palju aega enne, kui neiu teda märkas, temaga soovi tuttuda. Ja tuli aeg, mil nad hakkasid tulevikuplaane arutama, kuid kindral ja proua sai teada, et nad kavatsevad abielluda, ütles Marile koha ära. Abielu naeru toatüdrukuna näitas halba eeskuju nende alaealistele tütardele, kuid hea teenistuse eest kinkis Marile pulmakleidi. Mõlemad teatasid juhtunust vanematele ja palusid õnnistust ja heakskiitu abiellumiseks, kuid kui see oli saadud, lahkusid nad linnast ja olid külas need, kes pidasid esimesed pulmad. 1881. aasta talvel sadas palju lund. Kevad oli soe ja varajane, lumi sulas kiiresti ja varsti oli tiik vett täis. Nähti vaeva, et tammi alal hoida, et vesi läbi murraks. Asunike karjade vee tarbimiseks otsustati edaspidi ehitada veel 2 tammi, viimane Kalmõkimaa piirile 7 versta kaugusele külast. Mõne aastaga sai see otsus tehtud. 3 suurt tiiki täitis kala, vähke ja krooksuvaid konni, lähedased loomade veeprobleemid alatiseks. Tuli vaid hoolt kanda tammide säilitamise eest. Lõikuseks kasvas vili nii kõrgeks, et hobune vankriga paistis sealt vaevalt välja. Kui vili oli pekstud, selgus, et korjati üle 1 dissatiini pealt 110-120 puuda nisu ja ligi 130 puuda otra. Juba eelmisel aastal oli hakatud ehitama laudadest viljaaita. Ait pidi olema peapinnast kõrgema ja selleks oli vaja nurgakive. Küla ümbruses neid ei leidunud ja tuli vedada Tornovka küla karjäärist, sealt ka kivide nimetus Ternovka kivid. Neist tehti ka rehepeksurullid, sest oli kerge töödelda. Eesti Postimees number 42, 30. oktoobrist 1882 leiame sellise lõigu, mille autor on Kalev Nõmm. 2 küla, kõige suuremat on Staropoli kuvermangus, kõige noorem Kalmukite lagendiku ehk stepi pääl on Kahinki ehk Šhaginskoje küla 160 versta Staropoli linnast ja seal elavad eestlased Saksamaalt sisse rännanud rahvaga.
kelle suurem hulk on ühest, kellega neid aga on arvamise järel kaunisti tulevikku ei saa olema, ka uue maaja vaimu harimine on tundmata asi. Järgmine on siis Postimees number 50 8. detsembrist 1882 on siis 3. kiri Kaukaasiamaalt. Kaukaasiamaa eestlaste elust. Praegune 6-aastane selle kohta peal oleme järele meie eestlaste elu siin maal üsna heal korral. Oma päeväri ja muud tarvilised hooned on kõik ühel muretsetud ja suur viljamagasin on meil üles ehitatud ja kooli ja kohtumaja peale 2 aastat ootama. Vilja peale, mis meil juba korjatud ja pekstud on, ei või mitte sel aastal nuriseda, läbi kaudu oli keskmine saak. Maakoht, kus me elame, on olgu kas põllumeeste ehk karjapidajatele väga kõlbuline ja kena ja Soolajärv, mis veel kõige enam ilustab, paistab kui peegel iga päev meile silma, nii et üsna lust elada. Kui aga metsa oleks, kui meil metsa oleks, siis oleksime meie maakohtist üle kõige Kaukaasia. Ka jõge ega maa ega järve ei ole meil, vaid selle asemel on sügav tiik, mis oma pikkusega 1,5 versta ja laiusega 50 sülda ulatub, mille sees ka juba kalad süginemas on. Et meie maa igapidi kõlbuline on, siis kipuvad sakslased vägisi meie külasse eestlaste hulka elama. Ja üks tükk on neid siit ka õigust, see on, et meie maa suurune järele hingele järgu mitte täis ei ole. Sakslaste küla on meist umbes 5 versta kaugusel ja nende maa on pisem, aga hingesid rohkem kui meil. Nende külas on peale 150 peret, meil kõigest 80. Maa suurus aegu nimetamata, nii palju aga ütlen, et iga revisjonide hinge peale 15 desatiini maad antakse. Stavropoli kuberneri järelkuulamise järele pandi sakslaste meie külasse tuleks korraks seisma ja võit jääb ikka viimaseks eestlaste kätte. Lõpuks annan veel armsa Postimehe lugejale teada, et meil mitte õpetajad oma külas ei ela, vaid Stavropoli linnast divisjoni õpetajad Treefeld 2 korda aastas meie juures käib inimesi lauale võtmas. Kooli meil mingisugust veel seekord ei ole, küll aga üks talutuba, kus koolmeister rahvale iga pühapäeval seatud jutluse ette loeb. Ja kui Jumal tervist ja elu annab, saame ka sedagi muretseda ning armsale lugejale, kui mitte pahaks ei pane, teada anda, kuidas suguvennad ja õed Kaukaasias elavad. Nüüd aga palju tervitusi kirjutatud Staginskajas 22. oktoober 82 MAH. Siuksed tähed. Eesti Postimees 26. jaanuar 1983. Siuke lõik siis sealt 6 on Kanau, kus eestlasi jälle palju harimist elavad. 7. küla on Haginska ja saksa keeli Liventhal, kus rahvas kõik põllu harimisest, karjapidamisest ja soola vedamisest elab. 2 viimases külas elab ka mõni perekond sakslasi. No siin peab ütlema, et jällegi on Esteks küla nimi on vale, on Liventhal, mitte Liebenthal, kes on siis Kanos, nagu me teame, olid suurem enamus sakslasi, seal eestlased olid vähemuses, nii et niimoodi need teadmised siis olid. Virulane 31. jaanuaril 1884 siis. Siin Kaukaasias elab eestlasi juba 7 külas, aga praegu ei taha ma muust kui ainult Stavropoli kubermangu Haginski küla eestlastest sõna 2-3 kirjutada. Eestlased kaebavad ikka suure rendi ja maa puuduse üle, aga meie külas ei kuule seda sugugi, sest siin antakse iga mehe hinge peale 15 desatini kroonu maad ja et küla jagu maad suurune pärast elanikke veel täis ei ole, siis võime iga mees 30-40 desatiini pruukida, mis eest meiega oma 30-40 Vene rubla renti maksame. Sellega aga oleme meie üsna rahul,
aga üks teine asi on, mis meie küla pigistab. Meil puudub korraline kool, üks nõnda nimetatud koolmeister on meil küll, aga see ei ole koolmeistrina muud, kui peab aga pühapäeviti vanarahvale tundi nii headesse kurjasse, kui seegi sünnib, aga lapsed peavad ainult seda leppima, mis nad vanemate käest keegi saavad. Ka nõnda nimetatud küla kirjutaja on meil, kes kohtulisi ja seaduslisi asju toimetab, aga see on ainult venekeelne mees ja meie mehed ei saa veel kõik vene keelt ega kirjaga toime. Oleks siis väga soovitav, kui meie külarahvas vanemate maalt enese koolmeistri ja kirjutaja tooks, sest muidu ei saa meie lapsed tarvidest haridust. Meie küla suurus on praegu 120 peret, uued juurde tulevad arvamata ja kõik elavad kaunisti, kõikides on elumajad ja ka kõlvalisi hooned juba ehitatud. Palvemaja sai ka mullu aastal meil valmis ja meile maksab 2600 rubla ja õpetaja Trefeld püsitses 23. novembril sisse. Näitemängu ja raamatukogu asutasime pärast peale praegu nõu ja loodame ka sellega järele saamast. MAH. Ristirahva pühapäevaleht 18. aprillil 1882. Kaukaasiast. Seal kirjutatakse meile Medvedsta Kreesist nõnda. Armsad Eesti vennad. Tahtsin asja poole just kirjutada, aga tahaks teile teada anda, kuidas Jumal meid siin talvel aitnud üle elada. Talv oli meie jaoks palju kergem, soem ja lühem kui aastal enne seda. Karjapidajad, kes olid lambakarjadega meie maa peale olid rentinud, käisid enamasti läbi talve väljas, kuna oli ka näärikuu lõpus kari üks nädal pidi kinni hoidma. Aga meil eestlastel ei olnud sellega pärast asjad ometigi mitte seda viisi, vaid kuulasime ikka oma hea jagu loomatoitu. Eestlastel ei ole nagu iga teate mitte õppida ega raatsi oma looma nõnda vaevalda, kui Kaukaasia karjapidajad teevad. Meie käes loom imeviisi vaeva näeb. Meie püüame ikka vanal kodusel viisil loome kasvatada ja hoolega üles pidada. Meil siin Stavropoli ja Rostova linna vahekohal olid läbi küünlakuu soojad päevad ja 20. küünlakuu päeval ei olnud kuskil enam lund näha ja seal samas ajal oli ka juba iga pool noor rohi oma nina talvepõuest välja ajanud. Aga 15. märtsil tuli uuesti lund ja ütlasi lisas ka külma ja kõik kevadine ilu oli jälle kinni kaetud. Siis ei kestnud see kauemaks kui 5 päevaks, siis oli jälle lumi kadunud ja ilm soe. Kui need ridasid loete, küllap meil on siin künnitöö enamuse lõpetatud Stavropoli linnast, aga 160 versta meil eemal ja teine pool seda linna, kus suurema kui eestlasi elab, on olnud ilmad hoopis teised, seal olnud palju lund ja ühte pukutuisku, mis vähest mitu päeva nii igavesti möllanud, et 10 sammu peale midagi võinud näha. Linnas olnud hoovid aina paksu lund täis ja maad saanud palju inimesi sellega otsa. Kord läinud üks mees oma naisega liiguti metsast põletuse puid tooma, aga nad eksinud ära ja surnud sinna. Kui neid leiti, siis seisnud surnud mees veel hobuse suu kõrval püsti ja tema käed olnud kõvasti reeaisa ja roopa külge külmetanud. Mehe nina oli aga olnud peast ära ja arvatavasti, et hobune vist rabelemisega hammustanud ära. Naine olnud ree ääres surnud, aga hobune veel sugu hinges. 4 vaest last jäänud neil surnud abielurahval järele. Teinekord sõitnud Vene küla õpetaja, ehk nagu siin öeldakse popp oma perega kodust ära ja pidanud Stavropoli linna sõitma, aga tõusuläbi eksis teelt kõrvale, üks laps kadunud juba enne ree pealt ära ja seda leiti kaugele eemal. Teised surid oma ree peale ja hobusedki olid otsa saanud, kui neid leiti. Niisamuti saanud otsa 2 jäägrit, kes linnale ligidal jahil käinud. Ülepea on nende tuiskude umbes 30 inimest Stavropoli linna ümber ära surnud. Meid on Jumala helde niisugune õnnetuste eest hoidnud. Selle eest olgu temale tänu.
aga teid, armsad vennad, hoidku ja kaitsku Jumal, Isamaal ja ta olgu ka meiega siin kaugel maal. JP. Loeme siis järgmist kirja Esto Haginski külast. Jälle ristipäeva pühapäeva leht number 41, 10. oktoobril 1882. Kaukaasia Medvedžha kreisist. Armsad tõesti vennad, siin annan teile jälle pisut oma poolt Aasiast teada, ehk mina küll seekord teist kaugel elan, aga minu mõtted lendavad alati teie ja Isamaa poole ja soovin ka kõigest südamest, et Eesti Isamaa ikka rahu vaim valiseks kõige ülemate ja alamate vahel, sest see kinnitab teie eluseisuse põhja. Suvi on jälle juba pea möödas ja põllumehe suvine raske töö peaaegu selja taga ja kõik tema ootused ja lootus looja peale on nähtud, mis taevaisa oma rohkest varast see suvi kellelegi on jaganud. Meie aga tänu Jumalale ei ole tema mitte oma armu kätt see suvi kinni pidanud. Suvi oli meie poolt kaunis korralik, kevadevili tegemine ajal oli väga korralikud ilmad, kord kuiva ja sooja, kord jälle vihma, vili tõusis nii, et lust ja rõõm oli vaadata, aga maikuu esimese päevade sees oli meie kuivad ja palavad päevad, see pani rohu ja vilja kasvu sugu pärast kinni ja jäigi seepärast rohi ja vili kasinamaks kui mööda läinud suvel. Aga sellegipärast on meid viljad tänavu aasta ikka keskmise jao eest. Ma ei hakka siin hindasid välja tooma, igaüks näeb ise, sellepärast et see ilmselt väga ei huvita kõiki ja ei oska me neid võrrelda millegiga. Vilja koristamine alustas meil 21-22 juunikuu päeval ja see oli kõik see korjamise aeg, kuivad ja palavad päevad. Vili oli aga lühikese poolne. See andis siis ka kaunist jõudu tööle, et tuul maha ei saanud rabada, mis meil tihti ette tuleb. Vili sai küll ilusti kuivat hunnikusse kokku pandud põllu peale, aga siis tuli juulikuu lõpus mitu päeva vihma. See lõi kokku pandud hunnikud läbi märjaks ja pani palju vilja kasvama ja saadis see läbi palju kahju. Nii kui armsad Eesti vennad ise teate, ei ole meil mitte reia alus nagu teil on, kus all oma viljad peksate ja vaid meie peame siin üsna lageda taeva peale oma viljad ära peksma. Miks taevast vihma pisuke maha tuleb, see meie vilja kasvab. Seega aga ütlen, et siin alati 4 jagu välja ära kaob ja 3 jagu kätte saad. Vihm määndab, tuul puhub ja lahutab mööda välja ja nõnda sunnib kahju. Selle maa vilja korjamine nõuab masinajõudu, aga ega ruttu valmis saaks sandi ilma käest, siis läheks kõik paremini korda. Aga meil seekord seda jõudu ei ole. Seesugu põlluriistu muretseda, siis peame aga ise oma käte jõu ja rammuga tööd tegema. Kuidas Jumal kellelegi jõudu ja tervist annab. Palju tervist soovides jätan teid, armsad Eesti vennad, Jumalaga JP. Vaatame nüüd raamatust ka lõike. Ja siin on üks lõik, mis algab sellega, et 1882. aasta kevadel puhkesid laste haigused, kõhutõbi ja sarlakid uue hooga. Aasta jooksul suri 40 last, sündis vaid 20. Aasta lõpus oli külas vaid 310 hinge. Arstiga Velskrit asunduses veel ei olnud. Lähim arstiabipunkt asus 30 versta kaugusel Nova ja Korlõkis, kuhu pöörduti vaid tõsiste traumade puhul, laste haigusi raviti kodus. Ja vaatame nüüd, mida sellest kirjutas ajaleht. Ristipäeva pühapäeva leht number 3, 13. jaanuari 1883, Kaukaasia Medvedžha kreisist. Armsad Eesti Isamaa vennad, ma tahaksin jälle omalt poolt asjust natukene teadvustada, sest et mind armastus sunnib. Mul on alati väga rõõm, kui teie elust ja sündinud asjast teadvust saan, aga kui mitu korda kurvad ja pahad asjad ja teinud kulda on, siis tahaksin ka veel siit kaugelt maalt hüüda.
Püüdke niisugust armastust isekeskis pidada, et teie elu kõiges headuses õitsema hakkaks. Seekord kulutan aga väga kurbi sõnumeid omalt poolt. Püha Jumal, kes õige kohtumõistja, on meie laste peale oma isaliku tahtmist mööda rasket nuhtlust pannud, sest kurguhaigus teeb väga valjust oma tööd ja saadab palju lapsi hauda. Augustikuu esimese päevade sees hakkas juba see tõbi sisse rännanud sakslaste laste seas möllama ja kestab ühte lugu edasi, sest meie külas on ka sakslasi elamas. Augustis 5. Detsembril on meie külas juba 50 last surnud ühtekokku sakslaste ja eestlaste seas. Kõige rudemas see haigus suretab 3 päeva pärast ja kõige kauem haiguse aeg on 8 päeva, siis suretab. Vähe on neid, kes haigusest terveks saavad, kuid kord juba selle käes on. Kõige vanem laps oli nende seas 15 aastat vana, kes juba on ära surnud, ehk küll tohter iga päev oma nõu ja rohtude abiga püüab haigust vaigistada, siiski on kõik asjata. Kord pidas R.O. meie külas oma tütre pulmad, kelle rõõmust ja ka mina osa võtsin, ja kui kõik tema lapsed terved olid, 5 päeva pärast suri nende 10-aastane poeg, olime seda matmas juba sel aja sees oli teine 4-aastane ära surnud ja jälle 1 nädal edasi, siis suri nende 2-aastane tütar. Nõnda olid need vanemad 2 nädala sees 4 last ilma jäänud. Issand, kinnitagu neid. Mitmes peres, kus aga 1 ja 2 last oli, ei ole enam ühtegi olemas. Meist 5 versta eemal on teine küla. Seal murrab surm ka väga palju lapsi maha ja saadab hauda. Ühel päeval on aga ühe korraga ühest majast 3 puusarke ära kantud ja teine päev peale seda veel 1. Mis küll nende vanemate süda tunneb, seda teab iga üks ja iseäranest, kel oma lapsi on. Niisama on ka siin umberkaudu vene külades. Meist 35 versta eemal on suur vene küla, kus peaaegu 1000 revisjoni hinge sees elamas. Seal peab iga päev 8, 9, 10 last maetama ja räägitakse, et seal juba mitu 100 last surnud on. Nõnda on siis meie pool rohkeste leinamist. Jätame ühe lõigu pühasõna lugemisest siit vahele ja loeme viimase lõigu. Ilmad on meil täna kaunis soojad olnud ja 15. detsembril on juba esimene külm ja see oli kohe 12 kraadi JP. Järgmisest kirjast jätan päris suure osa välja, sellepärast et see ei puutu küla ajalugu, vaid midagi muud, sellepärast kes tahab, võib ise lugeda seda. Aga Ristirahva pühapäevaleht siis number 22, 29. mail 1883 Kaukaasias Medvedška Kreisist. Armsad Eesti vennad, kõigest südamest soovin teile head rahu, õnne ja õnnistust oma isa maa peal ja palun teid, kui soovite, et ma võiks teile jälle siit kaugelt maalt ka kaugemaa ilmadest ja asjadest jutustada. Omas viimses kirjas kuulutasin ma oma poolt kurbe sõnumeid see üle, et kurguhaigus meie lapsi armuta hauda viis. Nüüd aga Jumalale tänu on ta selle haiguse oma püha nõu mööda ära keelnud, sest viimane laps suri meil selle haigusesse 15. jaanuari sel aastal. Meie küle väike kogudus nüüd praegu ilma sakslasteta, meie Eesti rahvas sugu peale 300 hinge elamas, kõik lapsed ja vanad ühte kokku ja mööda läinud 1882. aastal väiksemast jäänud kurguhaiguse läbi. Kui meie oma väikse koguduse terve aasta sündinud ja surnud kõru üles paneme, siis on see nähtus kohe käes. Aastal 1882 sündis meie koguduses arvata 310 hinge kohta 20 last, aga surnud nende hingede arvust 40 hinge. Ja veel aasta enne seda, see on 1881. aasta, suri meil aga 3 ainukest hinge. Vaata nüüd, armas sõber, kui Jumala maailmas igatahes igal pool alati ühesugune õnnistus on. Ei ole. Ilmad olid mööda läinud talvel kaunis külmad ja küll lund pisut oli.
Imeks on panna küll, kui meie Kaukaasia maal, mis küll enam soojaks kui külmaks maaks nimetatakse see, kust külma kuuleme. Aga meil siin talve oli see. See oli 5. näärikuu päeval 1808 aasta just päeva tõusu ajal, kui meil 28 kraadi külma oli. Aga paar tundi edasi läinud ja päev kõrgemale tõusnud, siis oli 8 kraadi kohe tagasi. Lund oli sellegi pärast arvata keskmise talve kohta, ligi 2 kuud saime reega sõita, ilma et vankre oleks olnud tarvis pruukida. 25. küünlakuu päeval alustas juba kaunis sooja päevad, aga paastukuu esimesel päevadel lisas jälle külma ja need kanged külmad ja vilud tuuled puusid üle lageda maa ja viljapõllu, mis läbi kartsime oma talivilja oraste suurt kahju saama, sest et maa väga kuivaks on saanud külma läbi. Tünnitöö alustas meil 11. mail 11. paastukuu päeval ja kestab vist 30. juurikuu päevani. Praegusel põllutöö ajal on meil küll külmad ilmad, et kasukas ei läbe sugugi seljast ära panna. Esimestel päevadel, kui künnitöö alustas, oli meil kuivad päevad, aga nüüd juurikuu sees iseäranis enne suurt ja just suure nädala sees oli meil enamasti iga päev vihma ja nii külm, et väljatööd sundis enne õhtut seisma jätma. 15. juurikuu päeval oli meil pisut lund vihm sees tunda. Seesugu külm sadu ei anna aga rohule ei mingisugust kasujõudu, vaid igal pool on aga näha, nii kui oleks rohul ja orasel üks vaev, kus all nad kinni seisavad. Jumal teab aga ise, missugust aastat ja suve ta meile saadab, ehk missugust õnnistust meie põllust annab. Iseräänest oleks küll soovida, et Jumal meie nõu ja ettevõtmise pärast see aasta laseks meil põllul omajagu vilja kanda, et meie seda väärt ega teeninud küll ei ole. Sest meie tahame, et Jumala abi peale lootes tänavu suvi hakata koolimaja ehitama, kellest me tänini veel ilma oleme olnud, sest meie siiamaale on saanud Jumala teenistus üles ruumikas ja tühjas talu peremehe majas peetud, sest 6 aasta on meil küll juba siin selle koha peal elada, aga esimest aastat, kui meie siia asusime elama, oli väga vaevalised viljakasu poolest ja sellepärast ei olnud ka seesugust suurt ehitust mitte võimalik ette võtta. Nüüd aga Jumal lasku korda minna ja see töö alustus käes. Palve ja koolimaja saab ühe katukse all tehtud, nende ruumi ja suurus saab 30 arsinat pikk ja 50 arsinat lai olema väljaspoolt ja arvame, et tuleb 2000 rubla maksma, kui valmis saab, sest siin lagedal maal on kõik ehitusmaterjalid väga kallid. Seda ehistust raha saab iga hing 5 rubla maksma, olgu see laps ehk vana, meeste või naiste rahvas, ja kui veel puudust tuleb, siis lisame veel hingele peale juurde, sest pisut on, mis meie selle tarvis on korjatud ja tallele pandud. Issand lasku aga armastust seda tööd ja ettevõtmist meie juures korda minna ja niisama igal pool, olgu see ristirahva ehk paganate seas ja maades. Aga kui aga Jehova ei ehita koda, siis näevad ehitajad ilma aegu sel kallal vaeva. Issanda sees, armastatud Eesti vennad, jätan teid Jumalaga. J.P. Loeme nüüd natukene jälle raamatut. Sügisel pani William Karu käima oma tuuleveski. Veski oli lihtne, ilma sõeludeta, javatas jämedat jahu koos kliidega. Enam ei tarvitsenud käia veskil kaugel külas või linnas. Oli aeg hoolitseta ka küla ilme eest. Ümbruskonna kalmõikide eestlastest nimetatakse nad kalmukateks. Asundustes ehk hutorites ei kasvanud ühtegi puud, kuid eestlased olid harjunud rohelisega. Ja nüüd, kui suuremad mured olid selja taga, muretseti istikuid, et nendega kaunistata oma majade ümbrus. Pandi alus ka aedadele, kus hakkasid kasvama kirsi, õuna, pirni ja ploomipuud. Lehtpuudest istutati asunikud rookest ja akaatsiaid, sest on selle kuuma ja kuiva kliima
puud, kuid igatsusarmastus kodumaa kaskede järele sundis Põdra Hansu muretsema kaaseistikud ja teistustas nad oma krundi keskpaika. 20. aastate lõpus kasvasid kased kõikide üllatuseks võimsateks puudeks, asunduste puude ja põõsaste kaunistamine kestis pidevalt koos uute hoonete ehitamistega. Aastakümneid hiljem kirjeldas Samuel Sommel seda rohelist oaasi keset steppi. 1883. aasta talv oli tuuline ja külm, põllud peaaegu ilma lumekateta, kevadel ei sadanud vihma, algas kuum, kuni 40-kraadine suvi. Siis ilmusid rängtirtsude parved, kes hävitasid mitte ainult põlludel kasvama, vaid ka rohu. Külaelanikel ei olnud veel nii jõukad, et hoida vilja tagavaraks. Küla oli näljaohus. Kes rändasid välja, kes otsisid tööd linnades, isegi Donbassi söökaevandustes. Ja loomadele polnud talveks varusid. Need müüdi ja vahetati vilja vastu. 1884 ja 85 aasta olid samasugused ikaldusaastad. Meil kevadel ja suve jooksul polnud ühtegi vihma. Need 3 aastat murdsid kõvasti külarahva majandust. Palju loomi hävis, mis sai müüa, oli müüdud. Järgsekordse külastamise ajal, nähes seda vaeva ja viletsust, soovitas õpetaja Karl Treifeld kirjutada Eesti ajalehtedele ja paluda abi. Abistamispalved saadeti 3 ajalehele, Eesti Postimehele, Sagalele ja Kristliku Luterika pühapäevalehele. Ainult viimane avaldas selle palve ja toimkond saatis külasse annetatud 2111 rubla, üks anonüümne annetus 90, kelleltki keskmiselt 5 ja 2 teenijatüdrukult 2 rubla, ülejäänetud toimetuse töötajatelt. No loeme nüüd ajalehti. Ristirahva pühapäevaleht siis 20. novembril 1883 Kaukaasia Medvedšak reisist. Sõbraliku käest saime jälle kirja nende sõnadega. Siin annan kõigi armsa Eesti vendade omalt poolt natuke teadust. Ilmad olid meie poolt suvi väga kuivad ja palavad, sest niisugust palavust ei ole veel meie nii palju enne siin näinud kui tänavu. Kevade vilja tegemise ajal oli meil küll enamasti iga päev vihma, aga juuli esimesest päevadest läksid ilmad järsku kuivale ja kõik heinad talve vilja kasujõu kinni pani. Aga suviviljad pidasid siiski rohkem kuivale vastu ja andsid meile oma täie paraja vilja. Jaanipäevaks kuni Mihklipäevani oli meil aga 2-korrane pisut vihma sadanud, alati kangest tuuled ja kanged tolm tuisk, nii et maa ega ilma ei näe. Jätame jälle need hinnad vahele. Kõige palavamad päevad olid meil 30. kuni 16. juuli. 14. juulil oli 48 kraadi palavat, sest maa ja teetolm oli nende päevade sees nii palav ja tuline, et paljast jalga ei tohtinud sinna peale panna ega sealt seisatada, kui rohukontsa ei olnud. See tolm oli nii, kui leeduhk, kust hiljuti tuli ära kustunud üks raudasi, olgu see mis tahes, kui see juba ette poole tunni kestel päeva käes maa peal oli, siis seda palja kätega enam võtta ei võinud temast kinni hakata. Ei saa käed hoides oleks, ja seda käes hoides oleks 10 sammu edasi astunud, seda ei võinud. Praegu ehk küll juba septembrikuu ja Mihklipäeva selja taga ei ole veel mitte üks talve viljaoraks otseke veel üleval. Kõik teeme, mis juba rohkem kuu aega maas olnud, on nii kuiv mulla sees, et totiskis ehk salves. Muud ja iserälikule õnnetuste eest on meid Jumal see suvi armulikult hoidnud, mis küll meie ümberkaudu elav vene usurahvas on pidanud tundma. Meist 40 versta eemal põles ühes vene rahva külas augustikuu sees 35 peret ära ja see päev oli olnud kange tuul. Piibust oli aga tuli välja läinud ja see kahju rahvale teinud, ehk peasin ütlema ohsa väe ülejäänu suitsuriist oma mõrru suitsuga, kui palju kahju sa oled teinud ja teed veel ikka.
Teine veel suurema õnnetus oli Jumala lasknud tuule läbi sündida 20. juulil 1883. Meist sugu peaaegu 100 versta eemal vasta õhtut Stavropoli ja Rostovi linna vahele. Kohas seisab Bielaklikno küla, kõige suurem Stavropoli kubermangus, ligi 9000 revisjoni hingega. On olnud 20. juulil sel aastal nii kange tuul, et ta lahutanud 1188 hoonet, laudad, kuurid ja eluhoonet kõik kokku nii palju ja välja pealt ajanud ja viinud ära. 13 128 viljakapna, igas kapnas 60 vihku, heinu viinud ära tuul ära välja pealt 1581 koormat, kõige suguse harja loomade seasi kõike kokku saanud otsa ja kadunud 772 tükki. Kiriku katuse ja torni lõhkunud ära ja loopinud ristid maha, kõik seda kahju arvatakse 349 500 rubla eest olevat olnud. Surma on aga 2 hinge saanud, 1 keskealine naine ja 1 5-aastane poiss. Ja seal samas ajal lahutas tuul ja lükkas ümber Pissanokopski külas 20 puust tehtud tuuleveskit, nende kahju 12 600 rubla. Seal külas ei olnud see tuulepask mitte küla peale juhtunud, vaid on küla kõrvalt läbi läinud, kus veskid seisnud. Stavropoli vedamustis ehk seetungis oli see üleval. JP. Ja järgmine kiri siis Kristirahva pühapäevaleht number 17, 22 aprill 1884. Kiri Kaukaasias Medveska Kreisist 8. märtsil kirjutatud. Armsad Eesti vennad ja pühapäevalehe lugejad, rahu ja õnne soovides annan teile siit kaugelt maalt tagant jälle mõne sõna omalt poolt Jumala ilmast ja ka muudest sündmutest teadust. Talve meie poolt hakkab juba selga pöörama, sest igal pool on juba näha, et kevade ukse ees seisab ja kui kõige armsam sõber kätt pakub ja iga mees ehitab hoolega põlluriistu, kellega jälle võib mullast kulda välja saata. Suurt külma ega tuiskuse talve meil küll sugugi ei olnud, aga ka väga liiastega pitkalt lumeaega. Alles 2 nädalat enne jõulu tuli meil päriselt lumi maha ja 25. jaanuaril uuel aastal läksid ka harjad loomad jälle välja. Ehk küll siiski veel tükati lund oli, aga siiski tuli veel veebruarikuu keskel päevade sees uuest kaunist kord lund ja ühtlasi ka küla ja pidas peale nädala meil veel loomad kodu, nüüd on aga juba kaunis soojad päevad ja kõik karjad käivad täies väljas. Muidu elab rahvas meil ikka niisama, kui igal pool ilmas, on meil kõik on neid, kes armastavad isekeskis üht meelt ja armastust ja kirikus käimist, teised jälle peavad kõrtsis käimast ülemaks asjaks kui miskit muud ja püüavad mitmeid, kes meid seltsi ei anna, aga kiusata, kus aga võimalik on. Mööda läinud mineva aasta lõpus lõpetasime oma suurt tööd ja saatsime Jumala abil seda korda. See oli palvemaja ehitus, nii kui me mineva aasta, kui meie seda tööd alustasime, kord pühapäevalehe läbi teadustasin, aga meie seda suvi hakkasime palvemaja ja laste koolimaja ehitama, mõlemad pidid ühe katuse alla tehtama, aga kui vundamendi kivid said paigale pandud, näitasid asi, et 2 kohta ruum kasinaks jääb ja et vast väljaspoolt ringi enam suuremat teha võimalik ei ole, siis jäi koolimaja sel juures tegemata ja sai kõik see ruum üheks palvemajaks tehtud. Tema suurus see poolest on nõnda pikkust 28 arsinat, laiust 13 arsinat, kõrgus keskelt laest põrandani 8 arsinat, lagi on ümargune võlvide moodi tehtud. Koor seisab teisel pool otsas, kust alt pea uks läbi käib, altar, kantsel, kõik on oma seatud koha peal ja ilusti tehtud. Kõik ehituspuu said enamasti Rostova linnast toodud,
mis meid ligi 200 versta eemal on ja vundamendikivid said 100 versta tagasi toodud, sest siin lähemal kiva saada ei ole. Kõik see materjal, töö, päevad ja meistripalk kokku arvates maksab meie palvemaja 3000 rubla. Armsal ja pühalikul seadusel sai ta õpetajast Karl Dreifeldist 24. novembril minema aasta sisse õnnistatud, kus juures iga usklik hing südamest liigutud sai ja ka koorilauljad ilusaid oma lauluga seda pühitsemise tunti. Eesti Rahva pühapäeva leht number 52, 23. detsembril 1884, Kaukaasia Medvedžha kreisist. Siin annan ma teile, kallid Isamaa sõbrad, omalt poolt ilmadest ja rahvaelust pisut teadust, sest eks sellest juba hulk päevi mööda jõudnud, kui viimaks meie poolt sõnumid saite. Kõigest kiidetud taevale isa, kes kõik tuuled ja pilved saadab ja kõik rikkad ja vaesed toidab ja üles peab, on ka meil siin kaugel maal käes oleva aasta armulikult hoidnud ja tarvilikult peatoimetesse andnud. Ilmad olid kaunis korralikult, ei olnud liialt palav ega kuiva, aga ka vihma, aga siiski nende seas kuival oli kõige laiemalt õigust kõige maast tärkavate taimede ja rohu üle, mis läbi ka meie heina ja viljakasu seekord väga kõige paremat saaki ei andnud. Kõik ülejäänud viljakasu ja keskmist saaki andnud põllumeeste ja ühestki töövaevast ei ole keski meil ilma jäänud, kes rohkest külvas ja rohkelt leigand. Ka mööda läinud kevadel tuli meile Eestimaalt rahvast mõnda head peret sisse. Mõned oma tahtmise järele, teised jälle omaste kutsumise järele. Mitmed on meie kohast süüd leidnud ja ette Venemaale tagasi läinud ja võib olla ka Eestimaale tulnud. Et maad siin Jumal loonud ja kui igases inimesed elavad, igasugust pilti ei kanna, teab ega sõber, aga ometi ei sünni see asja pärast loodud maa, teata kelle aluse Jumal ise oma sõnadega kinnitanud ja temale piiri määranud. 2 kirja veel 1886. aastast. Kõigepealt esimene kiri 25. maist 1886, Risti Rahva pühapäeva leht number 21, Kaukaasias Medvedžha kreisist. Stavropoli Kubermann, kus kirjutab üks hea sõber Nenda, armsad Eesti vennad ja pühapäeva lehe sõbrad. Kallist rahu ja Jumala õnnistust soovid ma teile siit kaugelt maalt mõne aja eest pärast. Paljuks päevi on sest läbi surma poole pöördunud, kui teile oma kirja läbi siit poolt asjusi olen teadvustanud ja vähe ajal käisin mööda läinud aastal väga palju Eestimaalt rahvas siin poolt kohta otsimas ja võib-olla mõni ka otsis head ja kerget põlve, mis siin ometi leida ei ole. Nende rändajate läbi sai siin Kaukaasia teadusi rahva suust laiali viidud. Kuidas mitmed muidugi teada oli meil mööda läinud minevane suvi väga kuiv ja palav. Kange keskhommliku tuulega, mis viljad ja rohu ära kõrvetas, nii et heina ja ühtlasi ka viljasaak väga kasin oli. Paljud põldusid jäid hoopiski korjamata ja palju oli, kus aga ainult seeme kätte tuli. Pisut oli neid põldusid, kus 3-4 seemet kätte sai. Siiski kartuflid said mõni mees oma jagu ja võis läbi saada. Lund oli meil see talve väga vähe, aga siiski külma oli kõige külmemal ajal juba 18 kraadi. Enamast läbi talve olid hirmsad kanged tuuled ja vahest tolmutuisud, nii et silma lageda peal lahti ei võinud teha ja oleks siin ka lund meil palju olnud, siis oleks vist mitmed majad lume alla mattunud. Kõige rohkem tegi aga see kange tuul talvevilja põldudele häda. Sügise püüdis ka iga mees talvevilja maha teha nii palju, kui kellelgi võimalik oli, aga talvine tuul puhus maad väga kuivaks ja kergeks ja puhus siis seda kergeks saanud mulda palju hoopis raske juurde pealt ära. Ja rukkis ja kuivatas seeläbi palju orakse põldusid. Sellest praegu juba näha on, et vist head
rikkust ei saa. Kevadine põllutöö algab meil 12.–13. märtsil ja loodame jüripäevaks jälle põllutöödega valmis saada. Just suure nädala sees andis helde taevane isa meile head vihmukest ja kastis meie maad ja põllud. Siin me räägib jällegi hindadest, jätame selle vahele. Muidu elab küll rahvas vanas tervises, aga mitte kõik kindla põhja peal, sest palju on, kes tahavad jälle siit ära minna, paremad kohtasi otsima, sest siin on väga kuiv ja ei saa vihma. Väga kahju, et üks inimene seda sugugi meelde ei tuleta, et Jumal kõik võib, kui meile aga teda kardame, olgu kuiva või vihma anda. Kallis rahu soovides jätan teid Jumalaga armsad Eesti õed ja vennad kodumaal. JP. Ja viimane kiri siis 86. aastast, aga enne seda kirja vaatame palvekirja, mis võtab kokku need eelmised kirjad. Nagu sai juba raamatust loetud, siis avaldati siis Risti rahva pühapäeva lehes palvekirjad, abipalvekirjad siis. Ja siin ongi see abipalvekiri, mis on avaldatud siis 19. oktoobril 1886. aastal ja kõlab siis palvekiri Kaukaasiast. Armsad isamaa ja usuvennad, oleme siin kaugel võõral maal ja ka meie oma sündimise isamaal ajalehtede läbi armsa suguvendast kuulda saanud, kes on isamaalt laia Vene riiki, on välja rännanud uut elupaika ja üles pidamist otsima, aga siit meie külast, kus küll veel Eesti vennad kõige vähem kuulda saanud, meie oleme küll need aastad, mis me siin Khahinska külas oleme elanud tasaste ja vaiksete läbi saanud, kuid küll mõned meie seast juba 18 aastat Kaukaasia maal oleme rännanud. Aga niisugust aega, kus praegu käes on, ei ole meie siin veel keegi näinud. Ehk küll eemalt teistest kuulnud oleme, nõnda kui mõni aasta tagas Samaras kuulda oli, on nüüd ka meie käes, sest 3 seemet oleme juba külvanud, aga ühestki ei ole seemetki tagasi saanud. Aastal 1885 kevadene ja ka sügisene seeme oli nii vaene, kevadisest seemnest sai veel kartufleid tagasi ja sai ka veel patta panna, aga sügisel talv vilja külvausi ei saanud seemetki. 1886. aastal, mis praegust käes on, külvasime veel, mis keegi võis ja kui seemet jõudis saada, sest mitme mehe võim hakkas juba lõppema ja nüüd on täis viletsus käes, sest nüüd on kõik seemed käest kadunud ja loomapõhuga on suur puudus, sest igaüks võib arvata, kui vili nõnda ära kaob, siis ka heina ega põhkugi ei saa. Seepärast on meil ka loomad üle liiga halvad. Ja ehk ka häda pärast ka viimast see tööloome ära annaks, aga oma hing veel sees jääks, aga ei ole, kes neid tahab. Seepärast tuletame Eesti vanasõna meelde, häda ei anna häbeneda, siis tuleb armsad suguvennad oma palve teie ette ja loodame, et ka ehk mõnda halastajat Samaria meest leiaks, kes kui oma ligemest hädast näeb ja aidata võib, mitte külma südamega mööda ei lähe. Sest kui kuskilt poolt abi ei tule, siis küll mitmest meie külast kevadel näha ei saa, sest praegu on juba mitmel tuline nälg käes, mis ta siis tuleva leikuseni peab tegema. Et ei ole ka mitmel seemet näha teha, siis ei ole ka, kui Jumal laseb kasvatada lõikusest suuremat abi loota, kui abi ja armetu kohedit ei tule. Kevadestki seemet saaks. Ka on mitmed pered meie külast välja rännanud teenistust ja uut elu paika otsima, aga mitmed on seeläbi veel suurema viletsuse sisse tattunud, mitmed on rasked haigused saanud, mitmed on loom varastatud, mõned pered läksid Kaukaasia mägedesse elama. Ka veel on mitmeid viletsused meie rahva seas olnud, mis seekord ei jõua üles kirjutada, niisamuti ei ole Jumal meie suguvendi Alme külas õnnistanud
ja nõnda samuti on neile abi tarvis läheb. Kõiki, kes armastuse sees tahavad meid ja neid aidata ja näljasurma eest hoida, siis palume meie oma armsamate andeid sellest lehest välja andja kätte, ehk meie õpetaja kätte saata. Stavropoli Kubermangus küla eest seisuses Medvedski kreisis Hinka külas Jaan Miller, Hans Reismann, koolmeister Hindrek Herm, vallavanem Villem Karu. 12. septembril 1886 õpetaja Karl Treifelt, õpetaja aadress pastor Treifelt, Vladikavkaz, Terskõi oblasti. Ma palun meie väljaandet seda niipea kui võimalik on trükki panna ja vastu võetud armastuse andet minu kätte Vladikavkazi linna ära saata, Karl Treifelt, õpetaja. Selle lehe toimetus lisas, et võtab hea meelega armuandisid Kaginska ja Alme kedaliste heaks vastu ja on siis andnud toimetuse aadressi. Ja nüüd siis viimane kiri 1886. aastast. Ristirahva pühapäeva lehest jällegi siis 2. novembril 1886 Põhja-Kaukaasias Medvedka kreisist. Viimati saatsime armsa lugejate palvekirja Kaukaasiast, nüüd oleme sealt poolt veel sõnumeid saanud, mis laiemalt sealt rahva praegust elust teadust annavad. Armsad Eesti vennad ja pühapäeva lehelugejad, kallis issanda rahu ja tema õnne ja õnnistust soovides annan ma jälle teile siit kaugelt maalt rahva elust ja Jumala ilmadest teada. Nii kui ma teie viimaks teatasin, oli meil mööda läinud mineva aasta väga vaesed ajad kuiva ja põua pärast. Aga tänavu käes oleva aasta on meid taevane isand veel enam kuiva ja põua läbi karistanud ja oma õnnistuse meist mööda lasknud minna. 2 kreisi põhjapoolses Kaukaasias on tänavu aasta pea kõik ilma leivata jäänud. Aprillikuu viimase päevade sees on meil viimaks ka niisugust vihma, mis ka orase ja rohutaimed kosutas ja kevadise iluga maa kattis. 2 nädalat enne ristipäeva oli meil ilusat kevadist aega näha, aga just ristipäevaks lõid juba kõik kohad kuivaks ja rohi läks punaseks. Nii palju me saime siis heina sugu pärast, kes jõudis enne ristipäeva teha, aga peale 4 pühi ei olnud enam palju heinaga tegemist. Peale 4 kuud oli meil kuiva, kus küll vähest, aga ainult kaste maad niisutas. Siin panen ma näiteks ise oma aasta töö ja põlluunistuse üles, et seda selgelt näha võib. Minul ühe hinge maa ja maa siin kõigest väiksem peremees, neid on ka, kellel 5 ja 6 hinge maad käes. Mineva sügise tegin ma 2 dissatiinu krukist, 2 dissatiinu nisu. Kevade tegin 2 dissatiini suunisu ja 1 dissatiini otra, 1 dissatiinu linuseemnete tarvis. Pool dissatiini kartufleid, seal oli veel kaanepit, herneid, läätsi ja veel 11 keeduvilja. Aga kõigest sellest külvist sain mina nüüd sügise ainult 6 serveriku rukist, muud vilja, mitte 1 tera. Sellest 6 serverikust maksin ma 2 karjatsele ja 4 jäi omale. Seal on sees see terve aasta töö ja vaevapalk, mis sellega võib inimene aasta elada, ehk veel sügise maha teha. Siiski tänu loojale andis ta ometigi 15., 16., 17., 14., 15., 16. septembril head vihma ja kastis meie maad läbi märjaks ja praegu igal pool jälle noor rohi tärkab, keda külmad püüavad nüüd jälle ära näpistada. Peale vihma tegid rahvas jälle suguvilja maha, kes jõudis veel seemet osta ja kellel loome oli müüa, kust raha sai, sest ainult loomadest on meil veel see lootus oma ülespidamist saada, aga siiski ei ole kõikjal mitte nii palju loome, et neid võivad oma perele aastas leiva saada. Mõnel on aga 3-4 looma, mis sest kõigist saab ja loomad on ka väga odavad ja halvad. Hea lehm maksab 13-14 rubla ja niisama kõik loomad. Vilja hinnad on keskmised, rukiservet maksab 9 rubla, niisuservet 11 ja 12 rubla, odrat 5 rubla servet. Nüüd võime siis armsad Eesti sõbrad sest ära näha, kui vaesed ajad meil käes on ja mis meel
ees ja tulemas on, teab helde Jumal. Jätame siit jälle lõigu vahele. Rahvas laguneb ühe ja teisele poole, jätvad majad tühjaks, siiski jäävad enamik kõik vanemad asujad paigale. Kõik need, kes aasta 5 ja 6 siia tulivad, lähevad minema uue koha peale, mis küll sugugi sunduslik ristirahva koht ei ole ja veel laiemale Eesti rahvale. Ja sellele loole paneme natuke rõõmsamas toonides punkti nüüd siis viimase kirjaga, mida me vaatame otse Tigarist nüüd, siis sama ristirahva pühapäevalehest 25. oktoobrist 1887, kus on siis kiri Kaukaasiamaalt. Armsad vennad ja õed meie armsa Eestimaa peal, juba aasta täis, kui ma palvekirjaga teie ette tulime ja küllap mõni mõtleb, et ühed tänamata loomad, kui häda käes, siis küll paluda oskavad, aga kui kätte said head päevad käes, siis ei tule tänada meeldegi. Siin on siis toimetuselt lisatud lugejale meeldetuletuseks, et siis 1886. aastal numbrid 42 avaldasid lugejatele Stavropoli Kubermangu Haginski näljaeda ja lehes paluti neile abi. Saime ka tulnud ja võtsime neile armsa lugejate andisid kätte saata ja neid aidata. Ja siis veel siit, nüüd palun andeks, et olen viibinud ja tänan teid meide kõigi nimel, koguduse nimel teid kõiki, kes oma heldusi ja jõudu mööda pisut end palju ette andnud ja taevaõnnistust tasugu teile kõigile oma armu ja tasut mööda armastust meie vaeste vastu olete üles näidanud. Mitmed oleksid ilma teieta abita küll kibedat nälga end ka meelt kibedamalt näinud, aga nüüd said kõik jälle musta maad ja uudist näha ja ka meelt seemet ja ka saime temale meelt kroonu, pisut leiba ja seemet laenuks, mis meil 90 versta takka ära tooma pidime, aga siiski ikka saime. Küll oleks meil häda palju suurem olnud, kui meie maa ja nõnda palju seemet tarvitas kui Eestimaa. Edasi siit läheb juba väga agraarseks ja seda ma ei hakka siit edasi lugema. Vaatame nüüd jälle raamatut edasi. 1886. aastal lahutati Eesti Haginskist Saksa küla vallast. Küla sai oma vallavalitsuse, kus esimeheks vallavanemaks määrati 3 aastaks Villem Karu. Asunduses on oma kohus 1860. aastast saadik, enne oli kohus lähemas Saksa külas. Uus kohtunik valiti eestlaste hulgast, kohtumehe oli 4, kohtumehed palka ei saanud. Siin on siis tärn, see tähendab seda, et need materjalid on siis võetud raamatusse Sommeri fondist, Eesti Kirjandusmuuseumist. Nende 4 aastate jooksul lahkus külast mitukümmend peret, kaotades lootuse taastada oma talupidamine. Lahkus 1886. aastast külast 15 peret. Nende, kuhu need 15 peret lahkusid, räägin ma ühes järgmisest loengust, meelega praegu jätan selle siit välja. Ja loeme siit natukene edasi veel, läks tükk aega, et hüvitada ikaldusaastate kahjud, muretseda tööloomi ja korraldada majapidamist. Ei olnud jõudu ühistöödeks. Kuid juba 1807. aastal leppis külarahvas kokku, et tuleb omal jõul ehitada kirik ja hakkas selleks ettevalmistusi tegema. Nagu me näeme, siin on jälle vastuolu ajalehe kirjutistega, kus on nagu selge, et kirik ehitati varem. Ehitati valmis enne kooli. Siin on siis pilt sellest või foto sellest karuveskist, mida sai eespool mainitud.
Selle raamatute ja ajalehtede lugemise osa me lõpetame siis 2 fotoga raamatust. Siin on siis 2 fotot. Üks umbes 1885. aastast, kus on näha siis ühed Esto Haginski esmaasutajad Ants ja Alma Põder oma maja ees, uue maja ees siis. Ja teisel fotol on väga tuntud nimi väga paljudest eelmistest loengutest. Madis Kurkus koos oma naise Kadri Kurkusega umbes 1886. aastal. Ja nagu me näeme siit nendest kirjadest ristirahva pühapäevalehele, olid need inimesed Esto Haginskis üsna jumalakartlikud ja siitki me näeme, et Madis Kurkuse käes on piibel. Kui me nüüd võrdleme Esto Haginski asutamist ja elu seal, siis me näeme, et elujärg erinevates asundustes Kaukaasias, Põhja-Kaukaasias oli väga erinev. Kui me mäletame eelmisest loengust Livonias kohe peale asumist, esiteks maaostu ja asumist, olid asunikud võimelised alustama kooli ja kiriku ehitusega, siis Esto Haginskis võttis see 9 aastat aega, enne kui nad suutsid nii palju ennast koguda, et nad olid võimelised alustama kooli ja kõigepealt siis kiriku ja seejärel kooli ehitamisega. Ikaldusaastad nõudsid isegi abipalvete saatmist Eestimaa poole. Kui palju me teame nendest Esto Haginski elanike nimesid? No kõigepealt, kui me valime siit Haginski esmaasutajad, siis me leiame need 12 peret, kes siis asusid sinna 1877. aastal. Võtame elukohana Eesti Haginsk praegu. Eesti Haginski küla. Siis me leiame kokku 701 isikut, kes on andmebaasis, kes on pärit. Aga siin on väga palju, kes on sündinud palju hiljem, kes on lisatud siin näiteks opteerimisdokumentide järgi. Kui me lisame allikate hulka selle Eesti kubernerile 1886. aastal esitatud küsitluse andmed, mis tegelikult olid ka Esto Haginski kohta, siis me saame 212 isikut, mis täitab seda, et kui allikad väidavad, et seal oli 310, siis osad on veel puudu. Siis kui meil on siis elukohaks Esto Haginski ja allikas see niinimetatud küsitlus Eesti kubernerile ja vaatame neid nimekirju, siis me näeme siit päris palju tuttavaid nimesid, keda me tunneme tegelikult Musta mere ranniku järgi. Aarman, Aasman, Erm, Hindov, Nahkur, Reisman, Roosa, Rutto, Tobias, Tomberg. Sellega ma lõpetan tänase niigi väga pikaks veninud loengu ja ühtlasi sellega saab läbi ka 19. sajandil rajatud Põhja-Kaukaasias Eesti külade ülevaade.
Kindlasti tuleme nende juurde tagasi juba, et rääkida sellest, mis toimus 80ndate lõpus ja 90ndatel kuni uue sajandi alguseni. Aga järgmisel korral me siirdume nüüd juba oma sarjaga Taga-Kaukaasiasse, et rääkida seal asutatud külade esimestest aastatest. Tänan vaatamast ja kuulamast. Kuna loengud ei ilmu regulaarselt, siis soovitan vajutada nupule tellimine, et teavitus uue videoloengu ilmumisest jõuaks teieni.